Tere, mina olen Jan, mina olen Euronixi meelelahutuse tootejuht ja käes on meil 22. veebruar, mis tähendab seda, et me saame lahti pakkida selle ägeda asja, mis on siis meil PlayStation VR 2. Me saame oma vana PlayStation VR 1 kõik nurka ära visata, tolmu koguma ja saame hakata vaatama, mis siin karbi sees on. Võtame selle kõige olulisema osa ette. Tekitab külmavärinad alati. Kogu kupats kukkus korraga välja. Ilusti ära pakitud. See on meil siis parem pult, vasak pult. Saan sellega siia ette. Headset. Vot selline. Süsteemid on enam-vähem samasugune, nagu oli esimene, et siin taga on nupp, millega saab siis seda peavõru suuremaks, väiksemaks. Muidu näeb välja enam-vähem samasugune, natuke väiksem on, kõvasti väiksem on kui esimene. Ja juhtmeid on vähe, ainult üks juhe on, USB-C juhe. Rohkem mitte midagi ei olegi. Esimesel oli neid juhtmeid ikka 1 000 000 tükki, pluss mingi karp ja ma ei tea, mis asjad kõik oli kokku. Nii, siin on meil manuaal. Tüüpisele eestlasele kombeks me ei loe seda. Siin on veel puldi laadimisjuhe nähtud. Ja see on siis meil kaasas olev headset. Oi, see on ikka väga pikk. See on kohe konkreetselt väga normaalselt pikk, et krussi kipub minema muidugi. Aga lasta olla praegu. Nii, paneme selle headseti ka külge. Ühel pool on 3-poolene, teisel pool on lihtsalt kinnitus. See kõige olulisem moment. Paneme headseti päega. Mõnusalt kerge on kusjuures. Võrreldes esimesega, aga tal võiks olla tegelikult see peapael siin. See teeks nagu natukene selle headseti kandmise nagu mugavamaks. Ta praegu nagu kipub kuidagi, aga see on sättimise asi, et seda tuleb natuke sättida enda jaoks nagu mugavaks. Aga muidu on mõnusalt kerge on. Ma arvan, et ma teile mingisuguseid tehnilisi parameetreid siin ette lugema ei hakka, et mis resolutsiooniga see ekraan on ja minu soovitus on see, et seda peab kogema lihtsalt. Te peate seda vaatama, siis te saate aru, mida endast virtuaalreaalsus üleüldse kujutab. Mängudest mina väga ootan erinevaid õudusmänge, nagu Resident Evil 8, Resident Evil 4. VR on nii-öelda õudusmängude jaoks üks parimaid asju üldse, mis on loodud. Samamoodi muidugi kõikvõimalikud simulaatorid, on see lennusimulaator, Gran Turismo 7 loomulikult, seda tahaks proovida virtuaalreaalsus. Hoopis teine teema on sõita nii, et sa saad autos vaadata 360 kraadi. Samamoodi erinevad rail shooterid on väga head, on tulemas ju The Dark Picturesi ainetel tehtav rail shooter. Ehk siis põhimõtteliselt ütleme see, et sõidad lihtsalt rongiga ja siis sa pead mingeid tegevusi tegema. Et need on väga ägedalt tehtud ja kindlasti tuleb väga ägedaid mänge veel, mida tasub proovida. Nagu Horizon Call of the Mountain, mis on bundlega kohe kaasas. Muidugi, ega siis VR ei ole ainult mängimiseks mõeldud. On ka muid asju, mida sellega teha saab. Näiteks saab YouTube'is vaadata videosid, kas siis tavavideosid, millega tekitatakse sul siis kinoekraan ette. Või teine võimalus on see, et vaatad siis 360 kraadi videosid. Et YouTube'is ma ise olen vaatamas käinud, on väga palju häid ja ägedaid videosid, mida tasub vaatamas käia virtuaalreaalsuses. Samamoodi Netflix. Ta küll ei ole virtuaalreaalsuses, aga samas tekitatakse sulle kinoekraan ette ja on päris mõnus nautida filmi niimoodi, nagu sa oleksid kinos. Aitäh, et vaatasite meie unboxing videot Euronixi poolt. Toode on saadaval Euronixi kauplustes Horizon Call of the Mountain mänguga koos ja hinnaks on 699 € ja 99 senti.